Tere kõigile, olen siis Indrek Klaassen, tulen Pärnust ja Port Arturist. Palavad tervitused Suve pealinnast. Ennem kui ma asun põhiteema juurde, siis täna on väga tähtis päev. Lisaks, et on see konverents, siis on ka Anname au, ehk siis veteranide päev. Ja siis tervitan kõiki, siis, kes meie riigikaitsega on seotud. Ja panen teid mõtlema hetkeks, et kas me kõik anname oma osa, sest lõpuks mis on oluline ja kui pikalt. Aga see selleks. Ühesõnaga, kes ma olen, siis ma olen praktik, alustanud kinnisvaramaaklerist, hindajaks, olen olnud haldur, saanud keskastme juhiks ja jõudnud välja siis tippjuhiks. Ja mul on usaldatud nüüd siis alguses Port Arturi arendamine, nüüd tegevjuhtimine. Ma olen nagu heas mõttes kinnisvarafriik läbi ja lõhki, et võin rääkida siis erinevatel kinnisvara teemadel ja võib-olla muudel teemadel ei oskagi nii palju rääkida. Aga täna siis, et kõigepealt, kes üldse kuulab mind või kes kuulab teisi teemasid, et tõstke käsi. Okay. Ja siis, kes ainult minu pärast täna siia tuli? Okei, ma teen sulle pärast välja. Ühesõnaga, ja siis tänan ennekõike siis Housingu meeskonda, kes palus siis tulla rääkima, sest Port Artur täna kasutab Housingut, siis kinnisvarahalduskeskkonda. Räägime siis andmepõhisest kinnisvarahaldusest ja kuidas see kinnisvara väärtust kasvatab. Kõigepealt siis loogika, et andmed, info, teadmine, otsused. Otsused mõjutavad lõpuks tulemust. Kui mind Port Arturisse ju nüüd viimase otsas kaasati, oli toimunud siis omanike vaheline nagu nii-öelda väljaostmine ja kuidas siis üks omanik teise väljaostmist finantseerib, on loomulikult see, et ta refinantseerib. Ehk siis ülioluline on see, et mis on siis selle sama ettevõtte tulud, mis on tulude perspektiiv ja lõpuks kuidas kontrollida kulusid. Nii. Ja nii, lähme siis edasi. Ühesõnaga, mulle anti ka ülesanne maksimeerida üüritulu ja nagu ikka optimeerida kulud. Enamus teist on ju finantsinimesed ja juhid saavad aru, see ei ole midagi erilist, eks ju. Aga see vara on olnud seal kohas, kes teab, eks ju, 20+ aastat ja kes teab, kes on kogemus, siis ega seal need tulud ja kulud ootamatult ei suurene. Ja ka ei vähene. Selles mõttes päris huvitav väljakutse. Ja siis igas ametis on nagu areng ja siis tekkisid sellised küsimused, et mis meie tänased üüritasemed on, et kas need on õiged üürid, siis mis meie tänased kulutasemed on, kas need on õiged kulud. Ühesõnaga, pidin sellest kõik nagu seda hakkama analüüsima. Ja siis on nagu sellised nagu võimalused, kuidas seda nagu teha, et on raamatupidamisprogramm, siis on Excelit, siis on mingid erinevad muud võimalused, et päris põnev. Ja siis ja loomulikult üks kõige suuremaid väljakutseid, et üldse nagu siis saada hakkama, et see asi põhja ei vajuks kohe esimese aastaga, sest et omanik võttis uue juhi, ta eeldas, et tuleb ka uus seltskond, uus energiline seltskond, kes kõike seda hakkab vedama, eks.
aga minu põhiline eesmärk mitte läbi põleda ja siis põhja vajuda hoopiski. Nii, ehk siis, et mitte nagu kaotada, vaid võita. Nii, siit läheme edasi. Ja siis me nagu oma aruteludega jõudsimegi sinna, et tegelikult meie ju lõpuks ei teeni, vaid üürnik teenib ka. Et kui meie pakume üürnikule siis lõpuks suuremat kasumit, siis ta eelduslikult võiks olla ka valmis suuremat üüri maksma. Ehk siis paralleelselt tegelesime nii üüriläbirääkimistega kui ka siis kulude kokkuhoiuga. Nii. Ja jõudsime selleni, et arusaamiseni, see jälle mingi uudis ei ole, et juhtida ei saa seda, mida sa ei mõõda. Ja tahtsime aru saada siis, et mis on see väärtus siis üürniku jaoks. Kaubanduskinnisvaras ennekõike siis on see, et sa ju sinu üürnik tegeleb müügiga. Ehk siis kui palju ta saab külastatavust. Siis külastatavus on seoses müügiga, üürniku kasumiga, siis kui palju üürnik on nõus üüri maksma ja lõpuks on see, et milline siis on see meie varaväärtus. Ja nagu öeldud, siis me vaatasime, et oli küllaltki killustatud andmed väga erinevates kohtades. Meil oli kasutusel halduse infosüsteem, meil oli väga palju Excelit, meil oli oma arendatud siis süsteeme ja kogu aeg käis üks andmetega jama. Ja siis sai otsustatud, et okei, et liigume ühtsele platvormile. Neid platvorme on mitmeid. Ega ausalt öeldes ei teagi, milline on neist kõige parem, sest kõigiga pole ju kokku puutunud. Aga varasemast kogemusest võin öelda, et peab võtma asja, mis toimib. Selles mõttes, et ta peab oma töö nagu ära tegema. Okei, ta ei tee kõiki asju, aga ta teeb sinu jaoks olulised asjad. Ja ma absoluutselt keeldun ühtegi süsteemi ise arendamast. Sest kogemus on see, et nii kui sa hakkad ise arendama, nii vastutus on sinu, need asjad ei tööta, sa ei saa mitte midagi usaldada ja hakkab jälle üks Exceli majandus pihta, eks. Ühesõnaga, praegu on niimoodi, et mina maksan, ja see arendamine maksab ka, eks, 1000 eurosid. Ja mina valisin selle, või meie valisime selle, et me maksame kuutasu ja meil on siis see platvorm ja ma tahan kõike seda saada. Ja see peab töötama. Ja ma võin öelda, et miks ma täna siin olen, sest see kriitiline, mis on meie jaoks oluline, see siis nagu töötab. Nii, ja kuidas see siis praktikas on, eks ju, et ma arvan, mis on võib-olla tavapärasest erinev, siis ütleme, kui siin on elamiskinnisvara või ärikinnisvara, siis kaubanduskinnisvaras on hästi oluline, et aru saada siis, kuidas meie üürnikel läheb ja kuidas meil endal läheb, et siis me monitoorime siis keskuse külastatavust, müügikäivet ja siis ostude arvu. Ja need andmed tulevad siis üürnikelt, need tulevad variant 1 manuaalselt üürnik sisestab, variant 2 on automaatselt ühendatud kassasüsteemid. Ega selles mõttes siin ei ole midagi uut, et kes kaubanduskinnisvaras toimetab, siis see on nagu igapäevane praktika. Ja seda me teeme ka housingus. Ja mis ta meile nagu annab, on ennekõike see, et me saame nagu aru, kuidas meie üürnikel läheb. Ennekõike siis seda ka, et
kuidas on tema nagu tervis, kui vaadata nagu pikemas perspektiivis tema suutlikkust üüri tasuda. Meil on oma suhtarvud, mille järgi me hindame, palju oleks tema võimekus üüri maksta. Et näiteks kui toimuvad järgmised üüri läbirääkimised, et siis milline võiks olla järgmine üüritasu üüriperioodil. Ja siis meie enda jaoks on hästi oluline, et saada tagasisidet meie otsustele, et kuidas me teeme siis keskuse turundust, kuidas me teeme kogu piirkonna turundust, kuidas me seda keskkonda arendame, ehk siis, et kuidas see keskkond just, need on muidugi suured investeeringud, Kuruli kartel just rääkis, et milline mõju siis on külastatavusele ja klientide käivetele. Ja me püüame seda just positiivses suunas mõjutada lõpuks. Just, ja on oluline aru saada siis, et mis on oluline ja seda tuleb mõõta. Ja me püüame seda mõõta. Nii. See slaid juba oli, eks? Nii. Edasi. Siit ma ka juba rääkisin. Ja loomulikult siis slaidil me tegelikult mõõdame ju, kuidas meil läheb turul, ehk siis me võrdleme ennast siis konkurentidega. Tervitan Kaubamajakat, Roman, aitäh, sa tulid kuulama. Ja loomulikult võrdleme ka teiste suuremate linnadega, Tartu, Tallinn. Nii. Ja nüüd natuke kulu poole pealt. Kulusid on erinevaid, aga kuludest kõige suurem on kahtlemata siis energiatarbimine. Ja siin on üks edulugu, mida pean jagama. Et täna me seda lausinguga ei tee, on üks teine partner. Aga jällegi, et kuidas luua kliendile väärtust, on see, et me pakume siis väiksemaid energiakulusid ja see võiks olla siis jälle perspektiivis võimalus tõsta üüri. Nüüd varasemalt lihtsalt jälgisime seda, et kuidas meil läheb ja püüdsime siis oma tiimiga saavutada siis säästu. No see oli küllaltki marginaalne võrreldes nende tulemustega, mis täna siin peal on, eks, et me räägime reaalselt 43%, eks ju, viimase poole aasta jooksul, et me kaasasime siis päris eksperdid, kes siis, ja ma rõhutan veel kord, meil on vanad hooned, meil on 20 aastat vanad tehnosüsteemid, mida igaüks ei suuda jälgima panna. Aga leidsime partnerid, kes suudavad ja need tulemused on ägedad. Ja ma ütlen, et see ei ole kaugeltki kõik. Et kui vaadata nüüd, kust me alustasime 27 pealt ja tänaseks oleme jõudnud 58 peale ja ma ütleks, et ma tahaks veel edasi minna, et jõuda ideaalis seal 75 peale. Ja see on nii põnev selles mõttes, et ma ei hakka kõiki saladusi rääkima, kuidas see käib, eks ju. Aga oluline on see, et neid andmeid tuleb nagu jälgida. Ja nendega tuleb tegeleda ja tuleb reageerida. Nii, ja ühesõnaga, tuleb igapäevaselt jälgida. Ja nii, kokkuvõttes. Hea kinnisvara. Et tuleb teha tööd sellega, millega on ja siis ja teha seda võimalikult hästi. Mina tänan ja siis tere tulemast Pärnusse ja keda huvitab, räägime lähemalt. Ja aitäh teile ka, et te kutsusite, andsite võimaluse. Aitäh, Indrek! Lavalt me sind veel ära ei lase, sellepärast, et mul on sulle mõned küsimused. Küsimused küsida. Port Artur on Pärnus üks kesksemaid kohti.
kuidas sina ise ühe lausega kirjeldaksid, mis rolli see linnas täna mängib? No, Port Artur on terve kvartal, eks ju, me ei räägi ainult 2 kaubamajast, meil on parkimismaja, meil on terve jõe äär, kes teab, see teab, jah, et koos Wunderbaride, Gastrollite, leivakatega, Ok Vabaajakeskusega, selles mõttes me oleme päris suured, meil on olemasolev kinnisvara ja samas me ka arendame seda. Et ja nüüd on tulemas just, kui kõik hästi läheb aasta lõpuks, on siis see, mis täna on Telgises, üks ärimaja, lisaks on siis Pärnusse tulemas. Väga tore. Arengud on põnevad. No ma loodan jah, et ütleme see positiivne mõju, mida me oma tegevusega oleme saavutanud, on andnud ka omanikule kindluse siis julgelt edasi minna. Ja mis kõige olulisem, et finantsasutused on paadis. Et see on nagu lahe. Sinu koostööpartnerid, kes teil siis kaubanduskeskuse äripindadel on, kas need on teie jaoks pigem on nad stabiilsed või nad on muutuvad? Et kui me müügis enne rääkisime, et hästi palju tuleb nagu muuta, et müük nagu edasi läheb, siis ma tooksin siia võrdluse, et see tahab ka nii-öelda kaubanduskeskuses, et sa pead kogu aeg inimestele tooma seda värskust. Ta pidevas muutuses ja see on elu omaette. Et väga palju jällegi, viimased muutused näiteks ei ole üldse seotud, kuidas kaubanduskeskusel läheb, vaid ettevõtte strateegiliste otsustega. Et siis liikuda sinna näiteks, kus on teised sama valdkonna siis kauplejad, eks. Ja neid isegi ei huvita, et ma ütlen, et aga teil läheb nii hästi meie juures ja meil on ju teie sektorist ka kedagi vaja, eks, et te peate siin olema. Aga ei, meil on peakond Tallinnas tehti selline otsus nagu. Mõtlen, aga käive teil on nagu ja kulud ja kõik on kontrolli all, eks, et milleks. Aga peakontoris tehti. Ja iga siis generatsioon ja juhte tahab teha oma otsuseid. Tuleb järgmine, tuleb tagasi. Nii nagu sina isegi oled teinud neid otsuseid, mis kindlasti ka kõik ei meeldi kõigile. Millised otsused on sinul olnud sinu teekonnal, need rasked otsused? Kõige raskemad on alati personaliga seotud otsused, eriti kui tiim on väike ja ise ka alustad. Et väga, väga keeruline, väga raske emotsionaalselt ja see tuleb üle elada selles mõttes, et ja kes tahab, loeb raamatuid. Lugemine on kõige alus. Rääkisid ka enne põgusalt tagasisidest. Kuidas teie tagasisidet küsite? Klientidelt otse? No üldiselt me oleme väikesed ju. Et 2 kaubamaja, seal on meil kokku suurusjärk 150 klienti. Me käime, suhtleme ja kui midagi halvasti on, nagu nii antakse teada. Et kuidas me küsime veel, ongi need andmed, selles, mida me kogume, sealt me näeme väga palju. Mõtlesin ka selle esitluse kokkupanemise juures, et kliendi rahulolu peaks ka uurima. Veel ei tee. Aga sa tead, mida sa pead tegema? Jah, just. Just, et küsida inimestelt, et mis on see, mis te hoiab. Aga üldiselt see kõik väljendub tegelikult lõpuks selles külastatavuses. Eks, et kui ikkagi oma inimesed räägivad, nende tuttavad tulevad, linnainimesed räägivad, siis on külastatavus, on käive. Ja külastatavut tõstab ju kogemus. Kui sa saad head kogemuse sellest ja sealt ühtlasi ka, kui me räägime kaubanduskeskusest, siis on ju kaubanduskeskusi, kus inimesed lihtsalt jalutavad läbi. Et seal ei ole midagi seda, mis neid tõmbaks. Mis on teie arvates see asi, mis tõmbab inimesi? Asukoht kindlasti. Keda mis? Asukoht sa pead, kõige parem on muidugi, et sa jääd tee peale ja siis, et sul on ühistranspordikeskus näiteks hoones sees. See on ise magnet, eks ju. Siis sul on ägedad üürnikud, kelle pärast tullakse. Sul on äge keskkond. See on nii standardne jutt tegelikult, et keskkond, kus inimesed tahavad olla, eks, et kõik püüdlevad selles suunas, et just.
Okei. Kas te oma nii-öelda inimesed, kes teil on, ehk siis teie kliendid, kes teil seal ka nii-öelda kaubanduskeskuses on, et kas te ka kutsute neid enda koosolekutele, aruteludele, et nendega koos jõuda otsusteni või olete te pigem sellised, et kes otsustate ise, sest te teate, kuhu te peate jõudma ja millal te peate sinna jõudma? Jah ja ei. Et jah, siis selle poole pealt, mis puudutab turundust, et meil on ellu kutsutud siis turundusnõukogu, kuhu siis meie kõige olulisemad üürnikud on kutsutud ja seal me arutame nendega siis kõik, mis puudutab turundust läbi. Aga arendusplaane me nendega väga ei aruta, kui siis informeerime, ja igasugune arendus loomulikult saab positiivse vastukaja. Et alati kõik plaanid ei õnnestu, aga peaasi plaan on. Väga hea. Sa oled olnud nii arendusjuht kui ka nüüd tegevjuht. Mis on selle aja jooksul kõige rohkem see suur muudatus olnud? Kõige suurem muudatus? Port Arturis? Üldse, jah. Ja üldse või minu jaoks? Jõudsime sinuni, aga sinu nii-öelda juhi oleku ajal. See, kui sina veel ei olnud tegevjuht ja see, kui sa täna oled olnud, et mis on sinu jaoks see kõige suurem muudatus? No, ma arvan, kõige suurem on see, et kui sa saad millegi suure juures olla, midagi olulist teha ja kuidagi see tuleb välja. Et ma toon ühe näite siis, et kui ma olin arendusjuht, siis Port Arturil on suur hulk kinnisvara seal jõe ääres. Me rääkisime seal Kastrolist, Wunderbarist, Leivakast. See tegelikult oli üks garaažide ja ladude siis kompleks. Ja kui ma seal käisin ringi, need hooned olid kõik sodi prahti täis, see inspireeris mind siiski, sest Tallinn oli juba eeskujuks, eks ju, Tartu oli eeskujuks, Pärnus ei olnud. Ja siis me tegime seda. Me andsime need ruumid peaaegu niisama ära. Ja ainuke eeldus oli see, et kes tulevad, peavad teadma, mida nad teevad. Ehk siis nad on varem oma äri teinud. Siis kas nad on restorani äri teinud, nad on meelelahutuse äri teinud. Nad teavad, saavad aru sellest asukohast, eks. Ja ma ütleks, et see oli üks suur edulugu. Et me andsime ruumid, mille eest me küsisime 1 eurot ruutmeeter üüri. Me esimese üüriperioodiga jõudsime 3 euroni, järgmisest me võtame ette 6 ja pluss, eks ju. Ja seda nagu siis, ma arvan, et see on tavaline ka, et miks seda üldse tehakse, miks Telliskivi seda tegi, eks. Et samamoodi, et sa tahad elu sinna, sa paned inimesed käima, siis sa saad seda hakata otsast arendama. Et ja ma ütleks, et see on ka see, miks mind kutsuti tagasi Port Arturisse, sest see tuli hästi välja. Et ja ongi see lõpuks filosoofiline küsimus, et mis on õige üür, et kas siis üür on 1 eurot, 3 eurot, 6 eurot või see, et ma lihtsalt võingi jääda lobisema, eks. Et räägitakse, et Rüütli tänaval on õige üür 7 eurot. Aga miks mitte? Aga nüüd ma lähen näiteks tahan teha sinna burgerimüügi koha ja ma võtan 50-ruuduse pinna, 350 eurot kuus. Teen burgerimüügi koha, kus mul on põhimõtteliselt suvel on 24/7 käivet, ta teeb 30 000 käivet. Ja maksab mulle 350 eurot selle eest, et ta saab selles asukohas olla. Veider, eks? Et no siis aga nüüd Klaassen on hull, küsib selle eest 2000 euri. Ja nüüd, kui me jagame selle 50-ga, siis mis on see ruutmeetri üür? Imelik. No, aga sellepärast tulebki monitoorida, mis on see inimeste liikuvus seal tänaval, mis need ärid seal käivet teevad, eks, et siis saabki õiget üüri küsida. Mul on üks küsimus selle veel ja siis ma lasen sul siit minna. Et sa rääkisid enne, et te olete võtnud kasutusele housingu. Et turul on väga palju tarkvarasid ja te olete otsustanud housingu võtta. Kui keeruline oli teie ettevõttes minna sellele üle?
ei olnud väga keeruline. Ei olnud keeruline? Ütleme nii, et see valiku juures juba üks eeldus oli see, et ta peab meie raamatupidamissüsteemiga klappima ja me kasutame Excellent Booksi. just. Okei. Jaa! Ja siis see eeldus oligi, et see kohe ühildub ja siis tulud ei jää saamata, arved liiguvad endiselt, sinna veel mingid asjad juurde panna ja see töötab. Ehk siis teie jaoks on ka oluline väga digitaliseerimine? Ei, ja oluline oli ka see, et see sats ei kaoks kuskil ära. Selles, et me paneme oma siis info sinna ja siis kogu oma teadmise ja siis ühel hetkel see sats kaotab motivatsiooni, eks ju, ja kaob ära lihtsalt. Ja ei arenda enam. Ja siis me vaatasime, et on üks oluline suur partner, eks, et tõenäoliselt ei kao niisama ära. Eks. Ja vaatasime inimestele seal otsa ka, et täitsa asjalikud kutid on ja tüdrukud ja siis ühesõnaga otsustasimegi puhtalt tegelikult selle järgi. Raske oli otsustada. Inimesed määravad asju. Just. Aga aitäh sulle ja... Mina ka tänan. Jah, aitäh! Ja võtame